Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänane aruteluteema pärineb Ziglari tsitaadi varamust. Ta on öelnud: saad kõik, mida tahad elus, kui sa aitad piisavalt teisi inimesi saada, mida nemad tahavad. Selles ütluses peitub sügav tõde. Sageli keskendume omaenda soovidele ja eesmärkidele, unustades teiste inimeste vajadused ja soovid. Kuid paradoksaalsel kombel võib teie isikliku rahulolu ja eduni olla just teiste inimeste abistamine. Kui me püüame aidata teisi inimesi saavutada seda, mida nad tahavad, loome positiivseid suhteid ja sünergiaid. Me muutume usaldusväärseteks ja toetavateks kaaslasteks teiste inimeste eluteel. Selline suhtumine avab uksed uutele võimalustele ja loob sidemeid, mis võivad meil aidata meid edasi viia. Kui me keskendume ainult omaenda soovidele, võime leida end ummikus ja üksildasena. Teiste abistamine annab meile aga võimaluse olla osa suuremast kogukonnast ja pakkuda väärtust. Teiste inimeste õnnestumiste nägemine võib olla inspireeriv ja motiveeriv ning aidata meil avastada uusi eesmärke ja unistusi. Lisaks annab teiste inimeste aitamine meile võimaluse näidata empaatiat ja kaastunnet. Me õpime mõistma teiste inimeste vajadusi ja olema avatud erinevatele vaatenurkadele. See võib meie enda maailmavaadet rikastada ja laiendada ning muuta meid avatumaks ja tolerantsemateks inimesteks. Loomulikult ei tähenda see, et peaksime täielikult ohverdama omaenda unistused ja tegutsema ainult teiste inimeste heaks. Oluline on leida tasakaal enda ja teiste vajaduste vahel ning leida viis, kuidas neid kombineerida. Tihti leiame, et kui aitame teisi inimesi, saame ka ise seda, mida me tahame, olgu see siis materiaalsed saavutused, emotsionaalne rahulolu või isiklik areng. Me tutvume inimestega, kes vajavad seda, mida meil pakkuda on, ja seeläbi saame pakkumisi, mida muidu ei oleks saanud. Ehk siis kellegi aitamine võimaldab aidata kellelgi teisel meid. Tekib olukord, kus mõlemad osapooled saavutavad edu, sest just see oli teisel inimesel enda edu saavutamiseks puudu. Samuti võib teiste inimeste abistamine olla omamoodi kordaminek iseenesest. Tunda, et oleme andnud midagi olulist ja positiivset, võib tuua meile suurt rahuldustunnet ja õnnetunnet. Inimeste aitamine võib olla sügavalt rahuldust pakkuv kogemus, mis ületab isiklikke saavutusi. Kokkuvõttes võib öelda, et kui me tahame saada kõike, mida elult soovime, on oluline mõista, et tee selle saavutamiseks võib kulgeda läbi teiste inimeste aitamise. Kui me toetame ja aitame teisi saavutada seda, mida nemad tahavad, loome harmoonia, sünergia ja positiivse energia, mis võib meid kõiki edasi viia. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!